Tere, müstilise šamaani ennustuskaardite kuulajad ja vaatajad. Sel nädalal teen kaardi lugemise sarja, sest jah, sest sellepärast, et mulle tundus, et see on vajalik. Taevas on koos väga koondunud energia, väga paljud planeedid on jäära energias, jäära tugevusega ja selle jäära impulsiivsusega. Ja ega siis planeet ei küsi, kas see jäära tormamine talle sobib või mitte. Ja sellepärast mulle tunduski, et mõned teemad tahavad praegu nagu eriti selgelt välja tulla ja ennast näidata. Sellepärast ma sellel nädalal iga päev esitan kaarditele erinevaid küsimusi. Näiteks, et mis asi on sinu jaoks sel hetkel praegu keeruline, mida tuleb näha, mida tuleb tunda, mida peab lõppema, mida peab nagu ümber mõtestama, kus on näiteks segadus, sellepärast et Neptuun on segaduste planeet natukene. Ja sina saad iga päev valida oma variandi ja kuulata, milline sõnum sind just selle päeva küsimuse kaudu kõige rohkem kõnetab. Nii et seda nädalat võid võtta kui väikest sellist sisemist teekonda ja võid tulla siis iga päev uuesti kuulama, vali kaart ja vaata, kuidas need sõnumid siis nädala jooksul omavahel kokku hakkavad mängima. Ja nädala lõpus võid ju enda jaoks teha väikese kokkuvõtte, et mis teema kõige rohkem puudutas, mis kordus, mis sai selgemaks, võib-olla millele rohkem tähelepanu pöörata. Aga loomulikult, ega seda sarja ei pea kuulama ainult nii, et kõik päevad pead kuulama ja läbi katsuma. Võib-olla lihtsalt selle nädala jooksul kõnetab sind ainult üks kindel küsimus ja järgmistel nädalatel kõnetab hoopis teine küsimus. Kaardiladumised ei saagi olla nagu ühenädalased või neid, nii kui sinul tuleb impulss mingisugust infot teada, siis kaardid annavad ikkagi selle info selleks hetkeks sulle selle edasi. Nii et sellest nädalast võib saada siis võib-olla sihuke peegeldus sulle või mõni taipamine või väike suunamuutus. Ja ma arvan, et see sari sobib sulle, kui sa tunned, et sinu sees on nagu hästi palju liikumist, aga palju küsimusi, ei tea kuhu poole minna, mida teha. Et kas tõesti niimoodi, et istuda, mediteerida ja vaadata iseenda sisse või hoopiski jooksma minna või sahtleid koristada. Nii et ma üldse ei imesta, et kõigil meil mingi selline soov on, sest see jäära energia nende planeetide mõjuga on ikkagi suht selline energiline. Aga tänase päeva küsimus on päike, mida tuleb teadvustada. Ehk päike on ju selline natukene halastamatu ka, et kui on ikka aknad pesemata, siis päike näitab kohe välja, et ahah, tuleb natukene tööd teha. Millele on vaja nüüd ausalt otsa vaadata, mis tahab valguse kätte tulla. See päike, kes on meie keskpunkt, ta näitab seda, mis tahab nähtavaks saada, mida ei saa tahaplaanile lükata. Ja kui see keskpunkt on muutuses, siis ei ole ka lihtne aru saada, kuhu nagu edasi minna või et mida ma üldse tahan. Ja sellepärast ongi küsimus, et mida sa pead nagu teadvustama praeguses hetkes, mida sa pead nägema. Esimene variant, nõukogu, selle kaardi puhul mulle tundub, et sa pead teadvustama eelkõige oma südant ja seda, millest sa võib-olla liiga kaua kinni hoiad. Sest siin kaardis on sees nii valu, kurbus,
aga samas nagu selline õnnelik rõõm ka millegi hoidmisest. aga siin on ka, et võib-olla sulle on liiga tehtud, midagi on öeldud, mis sind on väga-väga tugevalt puudutanud ja selline tunne, et ma peangi südant nagu kinni hoidma, muidu tuleb rinnust välja, midagi on väga hinge läinud. aga seal ongi siin, et siin on ka rõõmusõnum, et ka rõõmusõnum võib meil mõnikord tekitada selle teistsuguse õnne siin südames. Veel näen selle kaardi puhul, sina pead nagu mõtlema, et ja teadvustama, jah, see päike näitab, et iga inimene käib oma elurada, jah, käib oma teed. Me ei saa teisi oma südames kinni hoida, me ei saa kätega kinni hoida, isegi mõtetest, siis siin on ju mõtted ka, isegi mõtetega me ei saa kinni hoida. Lihtsalt mõnikord tulebki panna käed hoopis enda südamele ja küsida, mida mina praegu vajan, mida mina vajan, et seda rahu tagasi saada. Sest see lahti laskmine ei tähenda meil seda, et me ei hooli, vaid sellepärast, et elu on muutuses ja armastus ei tähenda kinnihoidmist. jah, nii et mis see päike, võib-olla siin ongi suur armastus, mis päike tuleb üle vaatama. Teine variant, kes sa valisid lapse kaardi, laps tagurpidi. Siin tuleb väga ilusasti välja mõni vana muster, väsimus või tunne, et ma tõesti ei jaksa nagu vanat viisi elada. Mulle tundubki siin, tõesti siin on sellist pühkimise ja korra armastust, aga selline, et ma tahan nagu selle vana kõik välja pühkida ja võib-olla sa oledki mõne rituaali teinud, et ma teen oma elamise uuesti puhtaks, et selline tunne, et uks lahti ja kõik muremõtted koos tolmu ja igasuguse laiskusega uksest välja. Ja võib-olla ongi see, et mingi elukoht, elustiil, olukord või harjumus ei sobi sulle, aga sa oled nagu edasi lükanud ja nüüd toob päike nagu nähtavale selle, et kus kohas sa pead selle ikkagi tegema, et võib-olla tõesti piisabki tuulutamisest, õhutamisest, puhastumisest, et mitte ainult siis oma kodu, vaid ka oma elu ja oma enda sees, sest mul on selline tunne, et kui siin võib-olla oled õhanud kuu poole või ka nagu loodusesse või universumi poole nagu, et noh, ma tahan ennast puhastada, või hüüdnud nagu abi järele, et mina enam ei tea, kuidas edasi minna, näidake mulle märke, kuidas edasi minna, vot selline tunne tuleb. Samas võib see väga intensiivselt puudutada ka sinu lapsepõlve ja vanu kogemusi, mis sind on kujundanud, jah. Aga see ei ole koht, kus nagu süüdistada või isegi mitte andestada ega unustada, vaid iseendaga rahu tegemine, jah, ise kogu aeg. Et sina oled oma elu keskpunkt, teised võivad tulla, minna, keerelda sinu ümber ühtepidi, teistpidi, aga sina pead olema iseendale tugi. Aga laps sageli ootab seda tuge teistelt, jah. Võib-olla ongi see, et teine tuleb ja koristab, teine teeb ja aitab, keegi teine pakub raha ja kogu aeg oled nagu sellises pehmes situatsioonis, ei julge nagu ise alustada, ise tekitada. Praegu päike jääras ikkagi annab selle kaardi sõnumi, et tule välja sellest kohast, et kus sa ootad, et keegi teine sind päästab ja mõistab või sulle isegi suuna kätte näitab, jah. Küsi endalt, mida sina päriselt vajad. Nii et päike, ma arvan, et päike toob selle kaardiga väga ilusasti välja selle koha, kus sa pead ise endale tugi olema. Kolmas variant, vihmameister. Selle kaardi puhul tuleb teadvustada või päike toob siin välja sellise natuke uduse oleku. Mulle tundub, et jah, siin oleks nagu veekardin ees mingisugustel olukordadel
Samas on ka see, et me nimetame seda nagu roosadeks prillideks. Mul on tunne, et mingile olukorrale, suhtele või tegemistele on nüüd vaja nagu ausalt otsa vaadata. Ükskõik, kas see on suhe teise inimesega, tööga, rahaga, küllusega, iseendaga, sest vihmameister näitab vahel, et sa tahaksid nagu midagi kasvatada, midagi hoida, aga kõik tuleb nagu läbi suure pingutuse. Noh, et kasvama hakkab siis, kui hakkab vihma sadama. Tegelikult me saame kasvatada kõike ka ilma vihmasajuta, ilma teiste abita, ilma udu ja ilma roosade prillideta. Et mulle tundub, et see päike nagu näitab, et läbi pisarate, läbi ootamise või läbi visaduse tulnud asjad äh, nagu sa mõtled, et ma olen nii palju pingunud, aga mis toimub? Miks see nagu ei kanna vilja? Äh, Sest sihuke tunne, et no udu sees elanud, et see pingutamine nagu absoluutselt ei kanna enam vilja. Mul isegi näeb, et kõht läheb nagu krampi sellise. Et mulle tundub, et sa pead nagu teadvustama või see päike näitab, et sa ei saa elada ainult nagu sellise pingutuse najal. Et sa pead nagu reaalselt vaatama, kas sellest pingutusest on kasu olnud ja kuidas praegu teistmoodi elama hakata. Ja veel, sest samas on siin nagu helgust ka. Sa oled nagu ise olnud see vihmatooja kellegile teisele. Teistel kõik areneb ja hingab ja kasvab ja sina ise tunned ennast kuidagi nagu mütsakas, väike, tähelepandamatu tegelane. Et mõtle võib-olla tõesti nende pilvede peale, et ära ole see raske vihmapilv ähvardav, vaid ole kerge, selline läbilaskev õhuline pilv iseenda jaoks.